kooli. Ja nüüd emme kooli. Minu nimi on Liis. Ja minu nimi on Noa. Ja me oleme koos välja andmas ühte vahvat lasteraamatut. Millest see raamat räägib? Miia Matis. Miia Matis. Kes Miia ja Mati on? Tüdruga poiss. Ja kus nad elavad? Meie kõrval. Meie naabriks kolis vabakutseline kunstnik Kadi, kellel on täpselt sama vanad lapsed kui meil. 5-aastane tüdruk ja 3 või tegelikult nüüd juba 4-aastane poiss. Nii et nende seiklustest see raamat räägibki. Ma olen proovinud igasse peatükki lisada killukese nalja, kas siis läbi laste ütlemiste või laste mõtteviiside. Ja see raamat on kirjutatud läbi minu 5-aastase tütre silmade. Lasteraamatu kirjutamisest olen tegelikult unistanud terve oma elu ja eks neid sai ka lapsepõlves väga palju emale ja isale joonistatud ja kirjutatud. Ja kirjutamine on mulle üldse alati meeldinud. On nii või? Ja ülikooli astudes ma mõtlesin pikalt, kas minna õppima eesti filoloogiat või muusikat. Aitäh! Ja ma valisin muusika, kuid oma huvi ja kirge kirjutamise vastu olen ma saanud välja elada lastelaule kirjutades ja nüüd ka siis seda oma esimest lasteraamatut Minu ja Miia lood kirjutades. Väga tore on ka see, et kõik need jutud on tõesti sündinud ning kunstnikuks on sellesama Miia ja Mati ema. Kuna ta on ju kõikide juttudega kursis, siis ta oskab väga-väga hästi neid ka läbi piltide edasi anda. Nüüd see oled punane. Nüüd kuulete ühte väikest lõiku raamatust. Kui Miia ja Mati koju lähevad, on minu toa põrandal kappides pahupidi riideid ja hunnik mänguasju, mida poisid on salamahti tuppa pääsedes laiali kiskunud. Siis meenub, et tegelikult mulle ei meeldigi, kui mul külas käidakse, sest ma ei salli segamini tubas silma otsaski. Elutoas koristab emme maast jahu, sädelust ja liimi, kuid ta ei nurise. Aga noh, see pole ju päris tema tuba kah. Aga sinu poole kallis hooandja pöördun ma selle tõttu, et sa saaksid minu projektile hoogu anda, et see vahva lasteraamat jõuaks võimalikult paljude laste kodudesse. Nii et aitäh sulle juba ette. Tšau!